Selles videos räägime, kuidas registreerida endale osaühing ja eelduslikult läheb sellest umbes 15 minutit ja ainuüksi see video võib sulle säästa juba sama palju raha, kui kogu see koolitus maksis. Sest päris paljud inimesed kardavad seda osaühingu registreerimist ja siis ostavad valmisfirma. Ja valmisfirma on lihtsalt selline ettevõte, kus on see protsess nüüd tehtud, mida sa siin videos kohe järgnevalt nägema hakkad. Aga mis seal siis pikalt ikka rääkida, ma natukene selgitan sulle siis seda etappi ja vaatame, kas me saame 15 minutiga hakkama või läheb natuke kauem, sest parem on, kui ma räägin sulle natuke juurde, mis midagi tähendab, kui see, et me lihtsalt asjadest üle lähme. Aga tulevikus sa saad seda kiiremini teha ja minu meelest minu isiklik rekord vist on alla 10 minuti, et osaühing saada registreeritud. Nii et nüüd ma suundan arvuti juurde ja näitan sulle edasi juba ekraanilt, kuidas see osaühingu registreerimine käib. No nii, ja jõudsingi arvutisse ja olen avanud siis endale ettevõtja portaali kodulehekülje, mille aadress on ettevõtjaportaal.rick.ee ja siit kaudu käibki siis ettevõtte registreerimine. Nii et lähme kõigepealt sisse. Siseneda saab siis ID-kaardiga või siis mõne teise riigi ID-kaardiga ja pangalingi kaudu ka. Ja siis on siin veel erinevaid võimalusi. Aga pangalingi kaudu me ei saa ettevõtte asutamist lõpuni viia. Nii et lähme ID-kaardiga sisse. Nüüd pakutakse mulle võimalust siseneda siis Peeter Pärtel ehk siis Viru ID-kaardiga. Paneme siis PIN 1. Ja saingi sisse. Siin on siis näha kõik erinevad ettevõtted, millega ma täna juba seotud olen. Ja siin all saab näha pärast poolikuid asju. Nüüd võtame avalduse esitamine. Ja siit me saame siis valida, mida me asutada soovime. Et on võimalik asutada osaühingut, füüsilisest ettevõtjat, usaldusühingut, täisühingut, mittetulundusühingut. Ja teeme siis osaühingu. Nüüd siin on terve hulk igasugu juttu, mis tegelikult sa võid seal läbi lugeda, aga seda me muuta ei saa, nii et vahet ei ole. Siin on veel juttu, siis siin on veel juttu, et makse peaks ka maksma ja nii edasi. No nii, jõudsimegi siia, kus me saame hakata valima nime. Nüüd nimi on kõige esimene niisugune asi ja kõige keerulisem asi. Näiteks me võime proovida mõnda nime, mis me teame, et see on kindlasti olemas. Näiteks Tallinna Kaubamaja ja OÜ-d tahaksime teha. Ja vaatame sarnaseid nimesid ja kaubamärke. Seda tasub alati teha. Siis leiatakse peale siin kohe ära, et Tallinna Kaubamaja on juba kaubamärk ja on olemas ka siis sellise nimega ettevõtted ja kaubamaja aktsiaselts ja nii edasi. Mis tähendab seda, et Tallinna on ka veel olemas. Et sellise nimega asja meil ära ei registreerita. Ja siis me saame proovida mingisuguse järgmise nime. Näiteks Kesklinna Kaubandus OÜ. Ja vaadata uusi nimesid. Nii, Kesklinna OÜ on olemas, Kesklinna apteek on olemas, Kesklinna hambaravi, Kesklinna spordiklubi, Kesklinna stuudio. Nii et ei ole olemas sellist ettevõtet, võime täiesti vabalt sellega siis jätkata. Tihti aitabki see, et kui sul on mõni huvitav nimi, mida sa tahaksid kasutada, pane sinna lihtsalt kaubandus või kapital või mingi täiendav sõna ja siis saabki registreerida. Nii et nimi on meil valitud. Nüüd sisestame aadressi. Aadressit peab siis hakkama sisestama siit täites need väljad, paneme siis meie kontori aadressi. Pae tänav 25. Okei, võime panna ta üldiselt, aga võib panna siis ka täpsema koha. 11414. Salvesta muudatused. Nii, sisesta kapital. Nüüd siin me peame otsustama, palju siis meie uuel ettevõttel osa kapitali on. Ja miinimum on 2500 €, nii et võime jätta selle nii, nagu ta on. Ja siit saame valida, et kas me tahame sisse maksta või taha. Ja me valime siis selle, et ei taha sisse maksta. Ehk siis siia paneme linnukes. Teine variant on see kohe sisse maksta. Seda esimest varianti saab valida ainult siis, kui asutajad on eraisikud. Ehk kui me teeme mõnele ettevõttele tütarfirmast, siis me ei saa seda valida, siis peame valima teise variandi.
salvestasime muudatused ja tagasi avalduse andmeid sisestame. Nüüd on need andmed siin olemas. Nii, isikut kandes on järgmine. Siia me peame siis panema vähemalt juhatuse liikme, valime juhatuse liige ja lisa ja paneme lisa minu andmed. Ja volituse kehtivuse tähtaja jätame tühjaks, sellepärast me tahame panna mingi juhatusse tähtajatult. Võtan lisa ja tagasi avalduse andmeid sisestama. Valitud. Nüüd esindusõiguse erisusi ei ole vaja. See on siis, kui on vaja mingit ühine esindusõigus või mida iganes sellist panna. Õiguslik vorm osaühing, siin ei ole midagi teha. Majandusaasta. Majandusaasta on mõistlik jätta nii, nagu on kalendriaastaks. Kuigi näiteks praegu on ka aasta lõpp juba. Esimene majandusaasta võib olla kuni 18 kuud pikk. See tähendab seda, et kuigi me valime siia kalendriaasta, siis esimene majandusaasta võib olla näiteks 1. juulist kuni järgneva aasta 31. detsembrini. Ja kõige lühem periood on siis 6 kuud, ehk kui me asutame näiteks jaanipäeval ettevõttes, siis ta on jaanipäevast kuni selle aasta lõpuni, kui me teeme sellised valikud. Siia võib muidu valida ükskõik mis muud kuupäevad, aga see tekitab tavaliselt segadust, keegi ei mäleta enam, et mis ajal seda aruannet tuleb teha ja nii edasi. Paneme asutajad. Asutajad on ka kindlasti vaja panna lisa uus asutaja, lisa minu andmed ja nüüd on vaja see koht ära täita, et palju see minu osamakse on. Kui ma üksinda seda asutan, siis see peab olema 2500 €, milles kui on mitu asutajat, siis saab panna siia selle iga ühe kohta eraldi. Nii, lisatud ja tagasi avaldus andmeid sisestama. Nii, nüüd on uus asi siin ettevõtja portaali tulnud, isegi need inimesed, kes on varem asutanud, teie jaoks on see uus, siis saab panna siia eri liikeosade eriõiguseid. Meil tegelikult ei ole seda vaja, aga me saame panna siia kas osaga seotud eriõigusi või osanikuga seotud eriõigusi. Paneme siis osanikuga seotud eriõigused näiteks siia. Et me saame panna eriõigused kasumi jaotamisel, mis tähendab seda, et näiteks kui me mitu osanikku, siis näiteks kui teeme 50-50 firma, aga võime panna, et üks osanik saab 90% kasumist ja teine saab 10%, et selliseid asju saame ka juba siin kokku leppida. Enne oli juristi abi vaja nagu selle jaoks, et see ära valmistada. Siis kuidas likvideerimisel vara jaotatakse, et mitu protsenti keegi varast saab likvideerimisel. Jällegi ei pea see kokku langema osalustega. Siis otsuste vastuvõtmisel on siin kirjas, et näiteks osaniku otsus nõusolekut on kindlasti vaja siis valida milliste tegevuste jaoks. Ja kellele see eriõigus kuulub. Okei, meil ei ole seda vaja, nii et me siia tegelikult midagi sisesta. Nii et lähme tagasi avaldusandmeid sisestama. Nii, põhikiri. Põhikiri on niisugune standardne põhikiri, siin on nagu vaja täita väljad. Ja kindlasti sa võid seda lugeda, aga paljud asju me siin muuta ei saa. Nüüd esimene asi, mida me muuta saame, hakkab siit, võetame muuda. Nüüd osaühingu osa võõrandamisel, kas on ostuõigust teistel osanikel või ei ole. Kuna ma olen ainus osanik, siis otseselt ei ole isegi oluline, mis ta siia praegu saab, et seda põhikirja saab alati muuta aja käigus. Aga jätame, et on teistel. Nüüd me saame panna siia salvesta muudatused, siis me satume sinna tagasi, aga mõistlik on vajutada salvesta ja edasi. Nii, siis viidi meid järgmise kohta, mida me peame otsustama. Nüüd peame otsustama, kas selle osaühingu osa võib pantida või ei või pantida. Kui võib pantida, siis me saame panna selle osaühingu osad, mis me nüüd just omandame asutamise käigus, siis mõne laenu tagatiseks. Ja kui ei või pantida, siis ei saa panna ühegi laenu ega muu kohustuse tagatiseks. Nii et las ta olla, ma saan ju ise jooksvalt otsustada, eks ma panen kuhu. Nüüd osaühingu osa osalisel võõrandamisel. Ehk osaühingul on iga osaniku kohta üks osa ja selle osa siis nimi väärtus on 2500 € alguses, kui me seda nüüd registreerime. Aga kas mul on võimalik siis sellest juppi, et ma saan müüa ainult jupi sellest ja kas siis on kellelgi eesõigus. No jätame selle eesõiguse, see jällegi vahet ei ole, kuna me oleme ainult üksinda asutamisse. Salvesta edasi. Nii, nüüd pakutakse meile, me võime moodustada reservkapitali. Reservkapital on niisugune vana nähtus ja sellel nagu mitte mingisugust mõtet ei ole, et mille jaoks niisugust reservkapitali teha. See on justkui see raha, mida ei saa siis dividendideks jooksvalt välja maksta, et peab ettevõttes alles olema. Põhimõtteliselt võib valida mingisuguse, ma ei tea, 100% või 200% välja. Aga me valime, et ei ole reservkapitali, see teeb kõigi elu lihtsamaks. Salvesta edasi. Nüüd likvideerimine. Kui likvideeritakse, siis esimesena pakutakse meile vaikimisi seda varianti, et tuleb kõik asjad maha müüa ja raha ära jagada. Aga miks mitte siis jagada asju või varalisi õigusi osanikega, ehk siis minu endaga. Et valime siis teise variandi, minu arust on see palju mõistlikum.
nüüd osanike koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui osaleb vähem 51% osaga esindatud häältest. Kuna jällegi üksinda ettevõtet asutan, siis siin vahet ei ole, kui asutatakse mitmekesi, siis võib panna siia näiteks mõne kõrgema protsendi. Näiteks 100%, siis peavad kõik nõus olema. Või siis mingisugune muu protsent. Salvesta edasi. Osanike otsus on vastu võetud, kui kohal olevatest inimestest või kohal olevatest häältest on siis vähemalt 51% nõus. Jälle sama võimalus valida. Sellega saab kaitsta siis väike osanikke, et näiteks kui kellelegi kuulub 10% ja sulle kuulub 90%, siis võib näiteks siia panna 91% häältest või sinna eelmisesse punkti oleks pannud 91% häältest. See tähendaks siis seda, et ainult kahekesi saaks otsuseid teha. Hoolimata sellest, et teisele inimesele kuulub ainult 10%, aga praegu salvesta edasi. Nüüd, siin on siis, peame määrama, kui palju hääli on vaja selle jaoks, et teha niisuguseid ettevõtte jaoks üliolulisi otsuseid, näiteks nagu lõpetamine, lõpetatud osaühingu tegevuse jätkamine, äriühingu ühinemine, jagunemine või ümberkujundamine. Ja siin peab vähemalt 2/3 häältest peab nagu nõus olema sellega ja saab panna veel rohkem. Jälle sama näide, et kui meil kuulub 90%, teisele 10%, siis ma võin siia 91 panna. Kui me üksi asutame, siis salvesta edasi. Nüüd on võimalik valida, et kas juhatus valitakse siis mingiks tähtajaks teine variant ja mitu inimest juhatuses on. Valime esimese, see on kõige paindlikum. Nüüd, kas osaühingul juhatusel on õigus kapitali suurendada või ei ole? Ja see on päris uus ja huvitav asi, seda varem jällegi siin portaalis ei olnud, kui eelmine aasta veel üritas asutada. Aga jah, et saab anda siis juhatusele volitused kaasata veel investoreid, aga meil ei ole vaja. Ja sellepärast, et me oleme ise osanik ka ja me saame alati otsustada seda osanikuna. Nüüd, kas on vaja nõukogu osaühingul või ei ole? Meil ei ole mitte mingit põhjust seda nõukogu koostada, see teeks siis kahetasandilise juhtimise, et omanikuna siis saan valida ja palgata nõukogu ja nõukogu palkab siis juhatuse. Aga üksi oleme omanik ja meil ei ole kellegi seda nõukogusse panna, sinna on vaja minu teada panna vähemalt 3 inimest. Ehk siis hetkel vajutame salvesta edasi. Nüüd audiitor, kas saab määrata, et peab olema audiitor, aga tegelikult auditeerimispiirid on päris suured. Seega valime esimese variandi, et ei ole audiitorid välja võetud siis, kui seadusjärgi on seda vaja. Ja enamus väikefirmad puhul meil ei ole mingit audiitorid vaja. Ja auditeerimine on lihtsalt iga-aastane kulu. Nüüd on võimalik, et ma maksan või jään ettevõttele võlgu selle 2500 eurose osa eest 2500 eurot, ehk see on siis variant A, aga saab panna ka üle kursi, et näiteks ma jään 10% rohkem võlgu oleks teine variant. Ja siis siin saab panna veel, et mingi osa tasutakse kohe ja midagi siis hiljem. Aga esimene variant vastavalt nii väärtusele on see, mida meil praegu läheb vaja. Nüüd, see on huvitav variant. Et siin saab panna, et millal ma siis raha sisse maksan. See peab panna ühe aasta jooksul mingiks kuupäevaks, siis saab panna juhatuse poolt määratud ajaks, osanike otsusega määratud ajaks, kuid mitte hiljem, kui siin on need läbiseadusliku paragrahvi ja lõige 2 ja 3. See 2 ja 3 räägib siis likvideerimisest või pankrutist. Ja me oleme lihtsalt selle viimase, ehk siis ma võin jooksvalt otsustada, millal iganes ma tahan seda sissemakset teha ja ma ei pea seda praegu otsustama. Ehk siin on kõige viimane variant nagu kõige paindlikum. Nüüd asutamiskulud ja eeldatavad asutamiskulud on ja siia peaks panema mingi numbri. Ja kui sul asutamisega on ainult see ettevõtte registreerimise seotud, siis riigilõiv on 190 eurot, kui ma õieti mäletan. Ja siis me võime panna siia selle 192 midagi niukest. Ja see on informatiivne asi, nagu te öeldate, eeldatavad asutamiskulud. Kui sa soovid ka selle koolituse kulu näiteks panna ettevõtluse kuluks ja see on asutamisega seotud, siis paneme näiteks siia 300. Salvesta edasi. Nii, nüüd kes maksab selle asutamiskulude eest? Et saab panna, et maksab osaühing ja ülejäänud maksavad osanikud ja siis võid panna, et osanikud, aga meie paneme, et osaühing. Et miks me peaksime enda maksustatud rahast nagu neid kulusid maksma, et las ettevõte siis maksab. Ettevõte jääb siis meile selle summa võlgu ja kui tal kunagi raha tekib, siis ta saab selle välja maksta. Nii, ja ongi põhikiri valmis ja põhikirja lisa ka. Siin on kõik need samad asjad uuesti veel nüüd teksti kujul. Nii et tagasiavaldus andmeid sisestama. Nii, vaatame, kus me siis pooleli jäime. Põhikiri, kandevälised isikud meil ei ole vaja, siia saab panna veel kellelegi esindusõigusi. Nüüd me peaksime vähemalt ühe siis sidevahendisse panema.
telefoninumbrit siia väga ei ole mõtet panna, sellepärast et see ainuke kasu sellest on see, et teile hakkab keegi siis helistama ja reklaampakkumisi tegema. Sama on emaili aadressiga, et võite panna siia mingi emaili aadressi, kuhu te soovite siis reklaampakkumisi saada. Või siis ka tegelikult äriregistriga seotud infot. Mina panen peeter.ft.ee, sest see on see aadress, kus ma saan kirjad kätte. Nii, ja kavandatav põhitegevusala. Tihti mu käest küsitakse, et mida nagu siia siis panna. Põhitegevusala saab siis valida siit nimekirjast. Ja me saame valida siit, mida me siis sooviksime valida. No, valime midagi koolitustega seotud. Kuigi meil vist oli tegevusala kaubandamine. Paneme ärinõustamine ja muu juhtimisalane tegevus. Okei, vali. Tehtud, salvesta muudatused. Siin on võib-olla natuke rohkem aega, et valida siit registrist. Siin on igasugu erinevaid nimetusi, et võid otsida, nagu mis on. Ja see on ainult informatiivne jälle, ehk suureks pildis tegelikult ei ole vahet välja või siis, kui sa valid mingi litsenseeritud tegevusala. Aga siis, kui sa teed majandusaasta aruannet, siis see tegelikult ütleb, millega sa tegelesid. Nii et siit tegelikult on suhteliselt ükskõik, mida sa valid. Nüüd lisadokumente meil ei ole vaja, nii et paneme kontrolli kandeavalduse andmeid. Nii, keskline kaubandus OÜ, Paedenav 25, väga hea, Lasnamäel, ehk hästi huvitav, teeme keskline seri, aga asumise Lasnamäel, aga see selleks. Osaühingus osakapital suurt 2500 eurot, mina olen siis juhatuses ja mina siis kinnitan ka, et mul on õigus olla juhatuse liige. Ehk siis me ei saa panna siia suvalist inimest juhatusse, kui ta ise ei ole nõus, tema tegi allkirja on ka vaja. Majandusaasta panime paika, mis siis tänane kuupäev, millal see põhikiri kinnitatud on ja ärinõustamine ja muu juhtimise on nõustamine. Ja asutaja olen siis mina ja siis maili aadressis on ka panna kinnitavaldus. Nii, nüüd ma peaksin alustama allkirjastamist. Ja see allkiri tuleb siis panna PIN 2 ja see on siis siduv, nagu siin öeldakse. Ja hakkab pihta ja mis siin pihta hakkab on see, et ID-kaardi allkirjastamise tarkvara ei toimi nii, nagu ta peaks toimima. Nii et proovime uuesti vaatama, kas ei juhtu midagi. Vahepeal küsiti siis luba, et käivitada see allkirjastamise tarkvara. Aga allkirjastamisega on päris palju probleeme. Et see vahet võib-olla IT-spetsialisti abi, et see asi tehtud saaks. Aga paneme siis PIN 2 ja allkirjastame. Nii, allkiri on lisatud. Peame panema kinnita kõik allkirjad ja edasi järgmisse etappi. Nüüd siin saame veel vaadata alla tõmmata, mis me oleme teinud. Ja siis saame minna internetipanka ja teha siis makse, kas siis SEB-s, Swedbankis, LHV-s, Nordes, Danskes. Ja me peame maksma siis riigilõivu 190 eurot, nii et ma määtasin õieti. Nüüd, kui me lähme siit maksma ja mina jätan praegu siinkohal selle tegevuse pooleli, sest tegelikult mul sellise nimega ettevõtet ei ole vaja. Aga mis siit edasi saab, on see, et sa saad ära maksta selle, nagu ikka internetipanga lingiga maksmine käib, lähed internetipanka, paned oma koodid, sooritad siis 190 eurose ülekande riigile ja paned sealt tagasi kaupmehe juurde ja siis sa jõuad siia keskkonda tagasi. Kui mingil põhjusel peaks midagi pooleli jääma, siis saad alati tulla siia ettevõtjaportaal Rike.ee aadressile ja uuesti sisse logida ja jätkata sealt, kust avaldus pooleli jäi. Nii et sellest ei ole hullu. Nüüd, kui sa tuled tagasi, siis on väga oluline, et sa vajutaksid viimast nuppu, mida ma seda praegu hetkel siin näidata ei saa. See viimane nupp on siis see, et esita avaldus menetlusse või midagi sellist kannab see nime. Et alles siis äriregistri hakkab seda avaldust läbi vaatama. Nüüd, kui sa seda avaldust esitad, siis kui olen, millal sa seda teed, praegu on nädalavahetus, aga kui me teeksime seda näiteks tööpäeva hommikul, siis me võib-olla saaksime juba poole tunni pärast kinnituse, et meil on ettevõte olemas. Aga maksimaalselt jah, siis läheb see, mis me enda kogemus on, läheb selle jaoks üks tööpäev ja võib-olla tõesti rohkem näinud, aga ausalt ei mäleta, et oleks rohkem näinud. Ja siis, kui sul on ettevõte olemas, siis ta ilmub siia avalehele siia ettevõtete nimekirja. Praegu meil on siin avaldus pooleli. On näha, et maksmisetapis oleme ja me saame alati siis vajutada siia ettevõtte nimele ja siis me jõuame tagasi siia, kus me saame jätkata, sealt, kus me pooleli jäime.
nii et kui on makstud, kõik on korras, siis ta ilmub siia ja siis meil on registrikood olemas. Ja põhimõtteliselt saame siis hakata arveid väljastama selle juriidilise isiku nimel. Aga jah, võib-olla veel enne seda on vaja siis minna ja avada pangakonto mõnesse panka. Nii et saad valida endale panga ja minna sinna ja avada selle pangakonto. Ja kui sa panka lähed, siis sul on vaja sellist asja nagu äriregistrist B-kaardi väljavõtet ja seda ei saa nüüd siit lehelt, aga võib-olla saab ka. Proovime näiteks Fast Tracki menetlusteave. Siit saab, et registrikaart, tegelikult saab siit ka. Saab selle lehe välja trükkida ja võtta selle kaasa siis panka ja avada siis sellele ettevõttele pangakonto. Ja seejärel ei ole mingit takistust enam arvete väljakirjutamisel. Nii et ma soovin sulle edu osaühingu asutamisel ja ma loodan, et sellest juhendist oli kasu. Kui sul tekib mingeid küsimusi, siis küsi siin all ja ma hea meelega vastan sulle jooksvalt nendele küsimustele. Head tegutsemist, head osaühingute registreerimist ja kohtume mõnes järgmises videos.